Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on Rain Kuusik. Mina leidsin sind Facebookis, kui kuulasin sinu südikat kõnet, siis RMK halva tegevuse kohta. Siin mõni mees jälle kiidab RMK-d väga tugevalt. Sealt ma otsisingi su üles, need ma ei ole isegi su näinud, sealt vaatasin muidugi sinu pilti, aga nagu jah, muud ma ei tea, ma tean, et sa elad Audru vallas Lemmetsa külas Pärnumaal. Pärnumaal, ja no ma tean, et sa kandideerisid B-nimekirjas ja B-nimekirjas sa said vallavolikogus ja siis oled sa põlisrahva liikumisest, võtad osa ja siis on mingi Paraküla selts, mida sa oled õppinud ja oled abielus, seda ma ka tean. Sul vist 3 last või? Jah, 3 last, 1 poeg ja 2 tütart. Oled, siis nagu minulgi. Ega mul, ütleme, erialalist haridust selles suhtes metsandusalal ei ole, kuna ma olen ise taluomanik ja üritan ka vaikselt sellist metsandustalu hoida ja mitte siis metsa lagastada, siis olen ise püüdnud nagu õppida ja vaadata ja et kuidas see metsamajandamine võiks käia, et ta siis olekski nagu jätkusuutlik. Eks need kõik sellised suurarendused ja need on mind pannud nagu aktiivselt seda asja tegema. Alles taheti mul naaberkülla tuulikuid teha ja nüüd siis ongi see Pärakülas, mille seltsi liige ma olen, sinna ju tehakse siis Eestis seda pommitehast ja pommiladu. Ja kuidas siis seal see majandamine käib, et see mind on nagu selles suhtes aktiivsemaks muutnud. Aga ütle mis see põlisrahva liikumine, kas see mingi erakond või see on selline lihtsalt pulas? See on täiesti apoliitiline ja ütleme nii, et põlisrahva selline liikumise eesmärk on muuta Eesti erakondade vabaks, nii nagu seda on ka tegelikult plaan veel. Kas seda põlisrahva liikumist, kas ta on üle-eestiline või on seal sinu kandis ainult? Ta on ikka üle-eestiline, et praeguseks on liitunud 6 maad, on Pärnumaa, Järvamaa, Viljandimaa, Läänemaa, Virumaa ja Saaremaa. On teil mingisugune selline juhtorgan ka, kes seda koordineerib? Iga maa esindaja on esindatud. Aga kus see idee tuli või ma ei ole sellest kuulnud, et põlisrahva liikumine, et mis on teie huvi siis või no, räägi natuke lähemalt? No ütleme, see on juba palju aastaid on põlisrahvad tegutsenud ja vaikselt oma haaret laiendanud. Eks need eestvedajad on Lembit Tönts ja Saaremaalt Kristjan Moora. Ja eks nad üritavad rahvusvahelisel õigusel enda õigusi taastada. Ajakirjandus ja meedia on teie vastu huvi tulnud või? Ütleme nii, et kirjutakse, et katkus on õiged Eesti mehed, naised. On olnud erinevaid saateid, on olnud Viru meedia laseb välja tihtipeale erinevaid saateid, pigem nagu alternatiivmeedia. Et peavoolumeediasse meiesuguseid väga ei lasta. No kõik räägivad, et Eesti-meelsed ja võitlevad Eesti demokraatia ja Eesti vabaduse eest ja põlisrahvas on just see meie. Tead palju neid liikmed selles põlisrahva liikumises on? Ma tean seda, et Audru kihelkonnas on hetkel 3 inimest. Ütleme, Pärnumaal võib-olla on neid üle 30. Ja eks neid on igal maal, ma arvan, et Saaremaal ja Läänemaal on vast neid kõige rohkem. Kuna sealt on see asi ka nagu alguse saanud ja
aga eks meil alles nüüd pühapäeval oli Pärnu maakogu koosviibimine ja siis me arutasime just seda, kuidas inimesteni paremini jõuda ja eks see tänane saadegi on üks nendest viisidest, kuidas rohkemate inimesteni jõuda. No ütleme need põhiteemad sa juba korratasid, seista oma põhisrahvuse eest ja muuta Eesti erakonna vabaks ja kõik toimub siis rahva algatusel, rahva eestvedamisel, et mis seal veel on mõni tees? No kindlasti on praegusel momendil väga suurel tähelepanu all on siis ütleme Eestis maavarad, metsad, mida siis riik üritab suurel määral kahjustada. Ja nende eest me võitlema peame. Kindlasti olete kuulnud, et Pärnumaale plaanitakse rajada mitut suurt vesinikutehast, siis ilmselgelt see saab olema Pärnumaa põhjaveele ka saatuslik. Ütleme niimoodi, et kas inimesed, ütleme, te olete seda seal oma piirkonnas Pärnumaal, saatis 6 piirkonda on, omavahel kokku ka saate või? Ikka saame. Selliseid üldkogusi, neid ütleme kokkusaamisi on olnud, ise ma olen iga paari kuu tagant vahetub siis ütleme selline eestvedaja roll nagu. Ja kevadel oli üks suur kogu oli Saaremaal, talvel oli eestvedaja Järvamaa, siis olime kokkusaamine oli Paides ja selliseid veebis koosolekuid on ka ikka päris tihti. No ütleme selline aktiivne tegevus, aga tänases saates ma seda ei planeerinud, aga eks me kunagi võib-olla tulete siia Põlvasse Kaguraadiosse, saame siin diskuteerida. Aga selge see, et seda on vaja, sest et tänane seis Eestimaal on väga halb. No lähme nüüd edasi, aga metsateemast, millest me pidime rääkima, et lageraies me saame kõik aru, uuendusraies saame aru, aga mina ei tea näiteks, mis on raadamine. Raadamine, ma võtan kohe siit lahti, et ma siis ei eksiks ühegi sõnaga, ega metsaseaduse paragrahv 32 ütleb, et raadamine on raie, mida tehakse, et võimaldada maa kasutamist muul otstarbel kui metsa majandamiseks. Ehk siis mets võetakse maha, juuritakse kännud välja ja mis iganes siis, kas siis põllumaaks, tootmismaaks, ärimaaks või milleks iganes. Et see raadamise teel saadud puit ei ole jätkusuutlik. Ja siin see... Oota, mis see tähendab, ei ole jätkusuutlik? See ei ole jätkusuutlik metsamajandamine. See tegevus, jah? Jah. Ja sellise tegevuse tulemusena müüdud või saadud puitu ei tohiks RMK ja ükstaskõik siis, mis metsafirma müüa sertifitseeritud puiduna. Et mida siis tähendab sertifitseeritud puit? Räägi. Selleks, et kõik oleks korrektne, sertifitseeritud puit on kontrollitud puit, mis siis ei ole ebaseaduslikult üles töötatud metsast, traditsioonilisi ja inimõigusi rikkudes üles töötatud puit,
puit, mis pärineb metsadest, kus metsamajandustegevus ohustab kõrge kaitseväärtusega objekte, näiteks kui on meil Pärakülas merikotka pesad olid suht koht lähedal kaitsetööstuspargile, siis sealt võeti mets maha ja müüdi ja ei olnud häda midagi. Ja järgmiseks siis puit, mis pärineb istanditest, mitte metsanduslikust kasutusest, raadatud metsast. Et sellised tingimused on siis sellisel lehel nagu FSC Eesti, kes siis sertifitseerib puitu, mis on üle-euroopaline selline organisatsioon, et toimuks jätkusuutlik metsamajandamine. Ütle, kas seal sinu lähedal on ka mingi kaitsetööstuspark või? No otseselt minu majast jääb see pommitehas, ütleme, umbes 15 kilomeetri kaugusele. Oota, see on mingi siis kaitsetööstus park, mida sinna siis tuleb pommid ja mis sinna veel tuleb siis? Pommitehas pluss siis sinna kõrvale ladu kokku võttes umbes, äkki see oli mingi 400-500 hektarit metsapinda, mis oli... See on juba, ütleme, riik on selle juba eraldanud siis? Ja riik on eraldanud ja osaliselt on seal siis ka puit juba raadatud, piirdeaedade ehitamine käib. Ja Päraküla selts on kogu selle tegevuse siis tegelikult kohtusse kaevanud ja reedesel päeval oli kohtuistung. Eelmisel reedel? Eelmisel reedel Tallinna ringkonnakohtus oli kohtuistung ja otsus tehakse siis teatavaks 23. juulil, kui ma õigesti mäletan. Oota, kaebusele olid alla või esitasid Grigori Palm ja Margus Reikant, need on siis ka Päraküla mehed või? Ma otseselt praegu neid nimesi ei tea. Ma vaatasin sealt järgi, seal oli kirjutatud, kaebus esitasid Grigori Palm ja Margus Reikant. Nemad on advokaadid. Need on teie advokaadid, jah? Jah. Tähendab Päraküla selts. Päraküla selts, kui suur see selts on? Ma jään isegi vastuse võlgu, kui päris kuldselt aus olla, aga mina vastusin selle liikmeks nüüd jah, ütleme... Sa eladki seal, eks ole? Ei, ma ei ela. Ütleme, ma jään natukene kaugemale. Sina oled lihtsalt kui üks võitleja. Ja, sellepärast, et... Ja need kaks meest on teie advokaadid, sest seal on pandud, et Päraküla selts esitas kaebuse riigi prokurörile seal toimunud siis selle raadamise ja kõik see. Kas see kaitsetööstuspargi alalt võet, kas seal oli palju metsa või? No praeguseks on minu meelest maha võetud mõned 100 hektarid. Ta oli siis korralik mets, võiks nad sinna tegi, mujal ei olnud, ei saanud teha või? Jah, see on nüüd tegelikult Pärnumaa rohevõrgustiku tuumala. Ja tegelikult rohevõrgustiku tuumalale ei tohiks selliseid tööstusi rajada. Aga kes sinna loa andis? Vabariigi valitsus. On vaja, sest meid ähvardab Suur Venemaa. Me peame komme valmistama. Ja nüüd võeti 200 hektarit sellest kaitsetööstuspargi alalt maha, ehk see oli raadamine, jah? Jah, see on raadamine. Et veel kord üle raadamine, me saame aru, et tehti lageraiet, aga see lageraie on midagi muud kui näiteks raadamine või?
No lageraie on see, kui võetakse 1 aasta jooksul, võetakse puud maha ja jäetakse seemnepuud kasvama. Ja see mets uuendatakse. Oota, see päris huvitav, teeme, et kuulad ka aru saab, et lageraie on see, kui võetakse ühelt territooriumilt, olgu see siis kaitsetööstuspargi ala, 500 hektarit, 200 hektarit on metsa ja kui sealt oleks lageraiet tehtud, siis oleks pidanud see seemnepuud alles jätma. Ja, seemnepuud alles jätma ja sa ei tohi sinna rajada erinevat taristut. Aga kui on raadamine, siis muutub selle maa kasutus. Et ta ei ole enam metsamaa, vaid ta muutubki siis kas siis ärimaaks või tööstusmaaks või milleks iganes. Ja praegusel momendil on siis ütleme selline paarsada hektarit on maha raadatud, pluss siis muidugi see, et seal on veel Männiku jõgi, mille kallastelt nad alguses nagu oma sellises keskkonnamõjude hindamises ütlesid, et nad sealt nagu metsa maha ei võta, aga nüüd on ometigi ka sealt maha võetud. Algus oli kirjas, et 50 meetri raadiuses jõe kallastelt puid maha ei võeta, aga nüüd on sealtki puud maha võetud ja kohtus tuli välja, et neil on vaja piirdeaeda rajada ja piirda ja nii ühelt poolt kui teiselt poolt peab olema lageala, ehk siis teevad, mis tahavad. Ja ütleme, et kas ütleme, kuidas see asi käib, et riik või kaitse siis kuidas ma ütlen, et kaitseministeerium taotles sinna ehitada pommitehast ja riik eraldas sinna siis 500 hektarit maad ja seal toimus raadamine ja kes seda raadamist teostas, RMK või? RMK, kuna need on kõik suuremalt jaolt seal RMK alad. Ehk riigimets? Riigimets. Ja RMK, ja kuidas seda metsa siis seal realiseeriti? Realiseeriti nii nagu nüüd on kuulda olnud, et see pidi olema süstemaatiline. Et kuna siis raadatud metsa sertifikaadiga müüa ei saa, siis sellele puidule omistati teine katastriüksuse number. Ehk siis, kui muidu raiumine käis Audrumetskkonnas, siis veoselehtede peale kirjutati Taalimetskond ja sedasi siis see puit ära müüdi. Kas riik müüs seda välismaale? See RMK või RMK puidutööstustele? Jah, ütleme, ilusam palgipuu läks kindlasti saekaatritele ja paberipuu siis ilmselgelt jõudis sadamatesse, kus siis edasi paberitööstusse. Et ja see pidi olema mastaapne. Kui arvestada Eestis neid mastaape, mis viimastel aastatel on raadatud, siis on ka ju Rail Baltic ala on kõik ju raadatud mets. Et ilmselgelt on siis sealt see puit kõik samamoodi maha müüdud. Läbi RMK? No ilmselgelt suures osas need RMK metsad ju on riigimaa, seal kuigi palju on eravaldustelt ka seda metsa maha võetud aga jah, selliselt seda puitu nagu müüa ei tohiks. Ütleme tavakodanik, kellega ma olen ka rääkinud, RMK on soliidne riigiettevõte ja kõik on selle aus, aga nüüd ma kuulen sind, kes ütleme selliseid nimetaks, nagu sina oled ninatarkadeks, kes on siis välja uurinud,
et see asi ei ole nii, nagu me paljud mõtlema, vaid hoopis teistmoodi ja me ei tea, kuidas see metsa realiseerimine käib selles piirkonnas ja kuhu ta käib. Oli mu küsimus õige või? Noh, ega ei tea jah, et arvestades seda, kui suures koguses selline pettus nüüd käib ja noh, me ju selle sama Päraküla seltsiga esitasime ka prokuratuurile selle sama tegevuse kohta, nagu teate ja tegelikult ju see teade lükati tagasi ja kuriteo sisuliselt nagu koosseis kui selline puudub. Ja samas, kui me teame, et meil kõik korrakaitseorganid räägivad, et meil on riigis vaja korruptsiooniga võidelda, siis noh, see on ju ehe korruptsiooni näide. Kuidas saad seda väita? Seda ma võtan politsei kodulehe lahti. Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametikandja on rikkunud seadust, riigi vara vääralt käitunud, võimu kuritarvitanud ja minu meelest need 3 punkti on juba täidetud. Ütleme niimoodi, et kas selle kaitsetööstuse pargi alal pommitehase 200 hektarit metsa raadates RMK käitus siis riigiseaduse vastaselt? Ta ei käitunud raadates seda valesti. Aga ta oleks pidanud sellele puidule leidma teise väljundi, mitte müüma seda sertifitseeritud puiduna. Kuidas ta oleks pidanud müüma siis? Selle jaoks oleks pidanud tegema näiteks mingisuguse hanke, kus see puit ütleme siis müüakse maha mingisugusel muul meetodil. Kas siseriiklikuks tarbeks või mis iganes. Aga sedasi inimesi paljusid firmasid pettes, kus nemad teadlikult ostavad sertifitseeritud materjali ja nad on ju petta saanud. Nemad peavad kui nemad tahavad oma materjali müüa, siis nemad peavad samamoodi teadma, et see on ju sertifitseeritud materjal, aga mida tegelikult ei ole ju. See on selles suhtes ülisuur pettus. Oota, see tähendab seda, et kui seal ütleme selle kaitsetööstusalal 200 hektari metsa maha võttes lageraiet ei oleks seal saanud kasutada, kuna siis oleks need seemne männid või kuused oleks pidanud siin alles jätma, võib-olla need oleks seganud seal selle hoone püsti panemist, siis pidi teda raadama, sellest saab aru. Nüüd raadamisel peab siis selle puidu oleks võin tõesti, mis seal saadi 200 hektarit täis, see oli vähemalt 100-aastane puu seal, mis kasvab, mänd või kuusk. Eks seal oli nii mändi kui kuuske ja kaske ja ikka kõike oli. Ütleme, osast metsast. Osa metsa oli ikka, ütleme selline 100+ aastat vana. Ja osade kohtade peal oli selline võib-olla 20-30 aastased noored kuusikud. Ja selline, ütleme, pommilao alal olid sellised nooremad metsad. Aga pommitehase alal olid väga, väga korralikud ja sellised
ilus mets oli peal. Ütleme, et kas, ma tulen tagasi, et kui seda Kaitseministeerium hakkas seda kaitsetööstusparki sinna rajama, et kas vald esitas ka oma nägemuse, võib-olla seal on lagedad maad küll, kuhu teha, et miks pidi just sinna metsaalale tegema? Ei, vallal ei antud isegi no vald on kohalik jõud ju. Ei, see ei loe mitte midagi, see oli riigi eriplaneering. Ei, ma mõtlen, et miks peab teda just metsaalale, kus on täisküps mets peal, sinna tegema, meil isegi metsa vähed, et 500 hektarit oli väga suur, no 200 hektarit ma tahan öelda. 200 hektarit oli, tähendab see, et see oli see on see ala, mis on praeguseks maha enam-vähem võetud. Et seal tulevad ka mingisugused piirangud ette, et kui palju nad võivad aastaga korraga lagedaks võtta. Et seal ongi, et saada seda esimest taristut hakata ehitama ja selle tarbeks võeti siis selline esimene kogus maha, et see kogu ala pindala jääb ikkagi, jah. Aga ütle, kas see ala, sa ütlesid 500 hektarit, kas see oli siis täismets, oli see 500 hektarit või oli seal põldu ka või? Ei, see ongi läbinisti Pärnumaa rohevõrgustiku tuumala. Seal ongi ainult suured metsamassiivid. Ma arvan, need, kes kuulavad, ei saa ka aru, et miks peab sinna tegema ala täis metsa, kui on meil põllumaid küll ja siuksi alasid, mis on vähe väärtuslikud ka põllumaad. Riigikaitseinvesteeringute keskuse põhjendus on see, et see peab olema idapiirist võimalikult kaugel. Kas see on, kui kaugel see on siis idapiirist? Kui me arvestame nüüd seda, et tegelikult Eesti riigipiir on ka merel, siis ta ei ole väga kaugel, jah. No nüüd ma saan aru, seal on hoopis teist huvid. Et kõik ei mõtle riigimehelikult, mõni mõtleb ka ärimehelikult. Ja kahjuks neid siin Eesti riigis on rohkem. Aga me teeme siit muusikalise pausi ja küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Rain Kuusik, kes on Audru Pees. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tiki-taki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks. Siin on pruun ja seal on valge, mõni hoopis helekollane, kuid nad kõik on tehtud tiki-taki ja neil ongi nägu üks. Isad emad kastikestes, kõik nad käisid ülikoolides, kus nad pandi kastidesse, et neil oleks nägu üks. Üks direktor, teine doktor, kolmas tuntud PH-insener, jah, nad kõik on tehtud tiki-taki ja neil ongi nägu üks. Kõik nad loevad jutunurka, välgu Mihkel üle kullatud, kodus 7 nailonsärki, tsellofaani pakitud. Neil on saunad keset metsi, kuldse päikse alla elavad, rohu eest ja külma vastu resoluutselt võitlevad. Veel on kõigil mitu lipsu, põuetaskus, elukindlustus, kõik nad kasvatavad lapsi, koolis tarvis kuulekuus. Lapsed näevad palju vaeva, kuni uksed avab ülikool, seal nad kaovad kastidesse, joonduvalvel parem pool. Peale kooli oma vahel spetsialistid abielluvad, palju õnne poisipõnne, orav rattas kiirustab. Väiksed kastid linna serval, väiksed kastid tehtud tiki-taki, väiksed kastid linna serval, kõigil neil on nägu üks.
jätkame saadet, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane on siis Rain Kuusik, Audru, Pärnumaa. Ja me räägime siis kaitsetööstuspargist, mis on rajatud siis, kuhu ta täpsemini on rajatud, ei tohi vist ütelda, kurat, muidu saab veel riigi süüdistuse. Täpsemalt on ta siis rajatud Pärnu linna ja Päraküla külje alla. Kui kaugel see Päraküla Pärnu linnast on? Ta jääb linnulennult selline 25 kilomeetrit äkki. Ütle, kas see linna lähedus on ka sinna sellele kaitsetööstusalal väga oluline, et kus tööjõudu saada? No ütleme, Pärnu linnavalitsus on selles suhtes seda jah, kahe käega ikkagi toetanud, et sinna tuleb hulga töökohti ja väidetavalt hulga töökohti. Ja sellepärast see Pärnu linn seda nii suure rõõmuga nagu toetanud ongi. Ütle, kas see, võtta, mis ala ta roheala on see või? Ja rohevõrgustiku tuumala. Rohevõrgustiku tuumala ja kas need asjapulgad, kes seal eesotsas on, kas nemad avaldasid protesti? Ei, protesti pole keegi avaldanud peale plaan B. Sellest me räägime ka pärast nii ütleme niimoodi, et see 500 hektarit on siis kõik, ta on jõe kaldal, jah? Ta on jah, lõheliste jõe kaldal, ütleme nii, et see pommitehas jääb siis otseselt jõe lähtekohta ja pommiladu jääb siis ütleme jõe äärde. Ja ütleme, et aga kas nendelt tuli ka mingisugune siis protestikiri sellele kaitseministeeriumi? Jah, neid protestikirjasi on saadetud, seda on isegi põlisrahvad teinud ja Päraküla selts teinud ja neid erinevaid rikkumisi ja kui lugeda siis seda keskkonnamõjude hindamist, siis keskkonnamõju seal ei eksisteeri. Kui võetakse see mets maha ja kõik see taristu sinna rajatakse. Et see on selle asja juures üks väga, väga kurb lugu ja lindudele anti asendusmetsad. Mismoodi need lindudele nagu selgeks tehakse, et nad peavad natuke teise koha peale kolima, seda ma veel ei tea, aga seda kindlasti siis kaitseinvesteeringute keskuse inimesed oskavad võib-olla täpsemalt kommenteerida. Ja ütleme, see ala on 500 hektarit ja nagu nüüd ma lõpuks aru sain, see 500 hektarit on kõik mets. Kasvav mets, et lihtsalt, et praegu sa ütles 200 hektarit, tähendab 200 hektarit on juba maha võetud, maha müüdud. Ja 200, ja teine 200 läheb siis järgmine aasta või? No ilmselgelt, sest vist oli 2027 aasta peab sinna juba esimesed tööstused juba nagu jah, toimetama hakkama seal. Ja ütleme, et see sinu probleem ongi see, et see raadamine on selles suhtes valelik tegevus, et see ei kajasta, ütleme nendele, ma ei tea, kas nendele puidu firmadele üldse müüakse seda palki või müüakse teda kuskil mujale, aga kuhu ta ikka müüa, välismaale nad ei müü ju? No nad ei saa, ütleme, kõik firmad, kes tahavad rahvusvaheliselt praegusel momendil tegutseda, kõik tahavad ikkagi omada sertifitseeritud puitu. Nad ei saa seda muidu välismaale müüa. Aga kas sellel puidul ei ole siis sertifitseeritud või? Kui ta on raadatud, siis tegelikult talle ei tohiks anda sertifikaati. Seal on kohe fikseeritud niimoodi, jah? Jah. See on fikseeritud ja see on selle asja kõige kurvem külg, et isegi riigiprokuratuur ei tee seda asja nagu märkama, et kuskil on keegi midagi valesti teinud. Ütleme, see Päraküla seltsi, see oli sinu eest võttel või kelle? See kiri?
Ei Päraküla, ütleme tol momendil mina Päraküla seltsis ei olnud, aga... Sa läks hiljem, jah? Jah. Aga mina olen, ütleme, sügisest saadik ma olen teinud erinevaid selliseid lühiklippe ja videosi, mida see kõik endaga nagu see sõjatööstus nüüd kaasa toob. Et selles suhtes see saab olema jah, ütleme Pärnule üsna hukatuslik. No selline hulk metsa, raadatud palk. No ütleme, see on siis, tal ei ole sertifikaati, ta ei ole nagu ametnik või mis see tähendab, üle otsa müümine või kuidas see on? Sa võid teda müüa, no sertifikaadi omamine tähendab seda, et ta on ilmselgelt jupi kallim. Ehk siis ta on ausal teel saadud ja ta on nagu selles suhtes kõik on väärtuslik. Aga kuna ütleme see FSC Eesti on sellised, need on ütleme üle-euroopalised sellised nõuded, et sellisel viisil seda puitu saada, ei saa talle omistada seda sertifikaati. Kas see kuriteo kaebus, mida tegi siis Päraküla selts, kas see oli riigiprokuröri läks ta, jah? Kas keegi on nende meeste päed ka silitanud, et nad on nagu läinud sellise karmi teema kallale nagu kaitsetööstuspargi kallale? Ma mõtled ähvardatud või? Ei, praegusel momendil minu meelest ei ole. No võib-olla avalikkus ei teagi seda. Eks ma käisin ju Päraküla seltsi inimestega koos seal reedel istungil. Ma arvan, et me rääkisime nii mõnestki asjast üsna avalikult ja ma arvan, et siis mul oleks nagu selles suhtes mingisugune informatsioon. Aga selles suhtes... Ütleme, suhtumine riigiprokuröril poolt oli selline mõistlik, arukas? Ütleme, kohtunik oli arukas. Jah. Kohtunik oli arukas. Ei otsinud, et kus saaks tagasi lükata? Ei, kuulas väga mõistlikult mõlemad pooled ära ja kuigi jah, ütleme riigi poolt ja kaitseinvesteeringute poolt need, kes seal olid, siis läksid oma ütlustega kuidagi vahepeal selliseks nagu... Teravaks? Ei, nad rõhusid ainult ühele asjale idanaabrile. Selles suhtes, kui on meil idanaaber, siis me võime kõigist ja kõigest üle sõita. Jäi minule sellised laused kõlama sealt. Aga ütleb niimoodi, et kui sealt kaitsetööstuspargil, kus on 500 hektarit täisküpset metsa ja seal käib raadamine, mille järgi ei ole väga täpne kontroll RMK-s, kas seal võib tekkida see, et pannakse mingi summa ka, saab kõrvale panna, ütleme sertifikaadiga väga ei saa, siis see on paberlikult edasi liikumine. Jah, ütleme, tegelikult ma tänasel päeval esitasin ka teabenõude nii politseile kui RMK-le endale. Saamaks teabenõude alusel teada, kui palju on RMK-lt puitu varastatud. Et see on... See on siis RMK kaasosalusel või? Ei lihtsalt, et... Ei no tõsiselt, kui tema lõikab, keegi teine sinna vahel ei saa trügida ju. Ei, trügida ei saa, aga metsavargus käib ikkagi siis, kui on autole koorem peale tõstetakse ja see kuskile mujale sõidab. Et RMK ei teagi seda või? Jah. Ma ei saa sellest aru, kui RMK lõikab metsa, kelle autod need on, siis tema või?
Või Päraküla? No nii nagu metsavargus ikka käib. Mingi suvaline auto sõidab metsa võõra puiduhunniku äärde, laeb omale koorma peale ja sõidab ära. Aga kus politsei? Politseile võib-olla näidatakse õigeid dokumente. Politseil ei ole ka õigust seda kontrollida. Nad võivad vaadata sõidumeerikut ja ainuke, kes võib siis niinimetatud seda sõidulehte kontrollida ja neid andmeid nagu täpsemalt on Keskkonnaamet. Ütleme niimoodi, et kui RMK lõikab, tema on see organisatsioon, kes lõikab riigile kuuluvat metsa ja siis on ka need veokid tema poolt kas tellitud või siis omab ta ise neid, et kuidas saab keegi tulla lihtsalt metsa ja ära varastada, ma sellest aru ei saa. Noh, eks 90-ndatel varastati palju metsa. No tuli teine aeg. Aga tänapäeval Eesti Vabariigis, kus on kord vajas, nagu Michael ütles, et siis ma ei usu. Meil on... Saab parastada see, kes ise organiseerib ja realiseerib seda metsa, lõikab ja müüb, et keegi lihtsalt kuskilt Päraküla külast tuleb üks külamees ja varastab, laeb sealt palgi peal, ma seda küll ei usu. Jah. No ma ootan need teabenõuded ära ja kui ma saan vastused, ma kindlasti annan sellest informatsiooni. Selge. Aga ütle, kas see Rail Baltic läheb sealt, ma tean, Pärnumaast läheb, kas see on, mina ei tea, kus ta täpselt läheb, kas ta läheb ka sealt sinu kandist läbi kuskil või? Ei, õnneks see jääb ikka kõik, mina jään rohkem lääne poole, see Rail Baltic läheb siis, ütleme, minust ida poolt läheb läbi. Kui kaugel see umbes on? No siit jääb ka, ütleme, linnulennut ikkagi, ütleme, selline 15 kilomeetrit. See on suur maa. Sa võid isegi mõni õhtu sinna jaluta ja vaadata, kuidas seal need tööd käivad. Oled sa selle Rail Balticu ideega rahul, mis siin Eestis korraldatakse? Ma mõtlen ideed kui sellist, et meil tuleb selline kiire rong, mis peab sinna ja tagasi. Et oled sa selle ideega rahul, et sinna pannaks nii palju pillerdeid? No siis ma peaksin ikka püsti loll olema, kui ma sellise asjaga rahul oleks. Eks see on jälle võimulolijate üks suur rahapesu koht, sealt asjaomased saavad ja kas see rong ka üldse kunagi sõitma hakkab, seda on üldse väga raske uskuda. Aga ütle, kas see trass on jälle läbi paksu riigimetsade rajatud ja seal käib ka raadamine, eks ole? Ikka käib raadamine, jah. No seal ütleme, et see ala, ma ei tea, kui lai see ala on, mis seal metsa sisse sõidetakse, 15 või 20 meetrit lai, et seal ei saa ka lageraiet teha ju? Ei, seal on täpselt sama teema, et seal tehakse kõik raadamise käigus ikkagi. Seal selle maa otstarvet muudetakse, ehk see on kõik raadamine. Noh, Pärnu külje all tundub, et see trassi ala on seal võib-olla ikkagi juba, ütleme, selline 100 meetrit. Lai või? Lai, jah. Mille jaoks? Ühe rööpalise raudtee jaoks. Et saaks rohkem metsa võtta või? No ma arvan küll. 100 meetrit lai. Üks rööpapaar, ega seal 10 rööpapaar ei ole ju. No miks ta seal Pärnu, ütleme, selle Papiniidu silla juures, silla kõrvalt hakkab see Rail Baltica trass jooksma ja sealt silla kõrvalt, no ma võin silmaga vaadates võib-olla natuke eksida, 10-15 meetrit, 20 meetrit, aga mitte rohkem. Aga see trass on ikka tohutult lai. Aga sa oled ise seal juures käinud või? No see on, kui Pärnus üle Papiniidu silla sõita, see trass on kohe seal samasel kõrval näha. No minul on ta kaugel, aga sina näed, sa käid vahel Pärnus õlut ostmas.
Ei, on vaja tööasjades teist poole Pärnut sõita ja siis sealt ikka sõidad mööda ja siis vaatad ja mõtled ja sügad kukat ja et Peksa peab nii lai olema ja nii laialt võetakse siis metsa sealt ja tehakse siis neid kulutusi selleks, et see pinnas oleks all tugev ja et rong läbi vajuks. Et kas sa tead, kui palju on Eestis raadatud puitu ja müüdud FSC, mis see tähendab sertifikaadiga? Ei tea. Aga praegusel momendil tundub, et viimastel aastatel on neid tihumeetreid, ma arvan, et kümneid tuhandeid ja selles suhtes ütleme Päraküla seltsis või Pärakülas seal pommilao alalt, mis on tegelikult ka hiieala, kus need puud maha võeti, ka sealt müüdi kõik see puit maha juba ja hiiealad on veel tegelikult, peaks olema erilise kaitse all. Aga seda nagu paber kannatab Eestis kõike. Ja ütleme, et need hiiealad on seal Pärnu kandis või? No ütleme see pommi laoala nüüd konkreetselt, seal on selline ajalooline kivi, mis on 3 valla piirikivi. See on ajaloolise tähtsusega selline püha koht. Ja sinna sellele alale on nüüd tänaseks päevaks aed ümber tehtud, enam inimesi sinna ligi ei lasta. Aga mis sa arvad, kas selle raadatud puiduga kasutada seda ainult pelletiks või millekski muuks? No sisuliselt ta peaks olema pellet, jah. Kui pelleti tootjal ei ole FSC sertifikaadi kohustust. Aga ma tean nii palju, et isegi roheenergia tootmiseks ei või olla raadatud puit. Ma ei ole jõudnud ise küll seda nüüd kuskilt seadustest välja peilida, aga seda mulle üks vanem metsaspetsialist just pühapäeval rääkis, et isegi need katlamajad, kes nüüd toodavad siis energiat, elektrienergiat, niinimetatud koostööjaamad, et isegi nemad ei või kasutada tegelikult seda raadatud puitu. Mis tal viga on? Nad ei tohi. Nad on võtnud vastu erinevad otsused. Nad on liitunud, lihtne asi, Eesti on liitunud Pariisi kliimaleppega, kus artikkel 5 ütleb konkreetselt, et metsa tuleb majandada säästlikult. Mitte raadamise teel. No ütleme, see raadamine on, mina saan nüüd sinu, kuigi ma ei ole selle teemaga üldse kursis, sa oled esimene, kellega ma saan nüüd siin ennast proovile panna, et see raadamine on puht lage raie. See on metsamaa hävitamine, ütleme eesti keeles. Aga Eesti on liitunud erinevate selliste lepete ja asjadega, kus siis kõik käsevad tegelikult seda metsamaad kui sellist nagu hoida, säilitada, uuendada, aga meil käib see asi natukene teistmoodi. Kas see põlisrahvaste liikumine, mida teil siis seal Pärnumaal on 30 ringis koos teiega sealt Audru vallast, et kas see liikumine on ka ennast aktiviseerunud selle metsataolise rüüstamise osas? Ikka. Kõik, mis puudutab
kõik, mis puudutab, ütleme, loodusseadust kui sellist, laiemas mõttes loodusseadust, kui sa ei ela loodusega kooskõlas, kui sa üritad seda loodust hävitada, siis see käib kõik meie põhimõtete vastu. Tallinnas oli hiljuti, ma ei mäleta, mitu kuud tagasi oli siis selle RMK ja selle metsa taolise rüüstamise vastu siis rahva väljaastumine ja ma imestasin, et isegi päris palju oli, aga kõige rohkem üllatas meid see, et need, kes istutasid metsa, nagu sina metsaomanik, toksisid ja panid sinna maa siis uue taime, ta ütles, et mis need põhulõuad seal lärmavad Tallinnas, et kõik on korras, kõik on hästi, tööd tuleb teha nagu tema, näed, istutab metsa. No metsa saab istuda ükskõik mis päeval, aga enda eest seista iga päev ei saa, kui on organiseeritud. Kas sina ka käis seal kohal? Ma ei saanud sinna kohale minna. Aga ma olen kuulanud sealt erinevaid etteasteid ja minu meelest oli ka nüüd 3. juunil oli üks meeleavaldus, kus räägiti samamoodi sellest RMK-st ja kõik, kuidas Eesti metsad vähenevad ja milline, ütleme, röövimine käib Eesti metsa tuleviku arvelt. Kuidas Eesti on 45 000 ruutkilomeetrit suur, ma ei tea, palju seda metsa on. Kuidas saab nii palju arvamusi olla Eesti rahva hulgas? Ühed näevad, et asi on käest ära, siin tuleb midagi ette võtta, tuleb selle eest luua paremad tingimused või paremad seadused ja teine ütleb, et kõik on väga hästi korras. Kuidas saab inimene nii kahepaikne olla, kuigi ta ise ka oma peas saab aru, et kõik ei ole hästi? No ütleme niimoodi, et pühapäeval oli meil metsa teemal päris palju juttu ja seal siis üks ettevõtjatest ütles, et Eestist raiutud puit ei kõlba enam liimkilbi tootmiseks. Mis tal viga on? Selline kvaliteetne puit hakkab Eestist otsa saama ja seda tuuakse sisse. Kuna ma olen ise ka, ütleme, puidu töötlemisega olnud seotud seda juba 20 aastat tagasi, siis tegime Soome aknaraame ja kui aknaraamil pidi olema aasta rõngaid 1 sentimeetri peale 10 aasta rõngast. Ehk siis iga millimeetri peale pidi olema 1 aasta rõngas. Selline pidi olema see puit, millest need aknaraamid on tehtud. Kui me täna võtame nüüd metsas puu maha, siis sellist puitu me enam Eestis ei leia. Sisuliselt ei leia, need võivad olla veel mõned üksikud langid, aga kus on juba korra mingisugune raie läbi käinud, siis sealt enam sellist puitu ei saa. Ehk siis Eestis raiutakse, tehakse küll mingisugune valgustusraie ja hooldusraie ja siis on veel mingisugused raied, aga iga raie annab puidule lisakasvuruumi ja puit hakkab kiiresti kasvama. Ehk siis tekib sellise mahu tagaajamine. Ja tänasel päeval ma olen juba näinud kuuse materjali, kus siis ütleme 24 sentimeetri peale oli puidul 19 aasta rõngast. Kui vana see puit või see puu olis? Kui vana see puit oli, ma tean seda, et ütleme, kui on 24 sentimeetrine plank, eks ole, ja seal on 19 aasta rõngast peal,
siis sellise plangu tegelikult see kõlbab ainult pelletiks, ahju ajada. Aga see ehitusmaterjal enam ei ole. See on nii pehme puu, et ütleme välitingimustesse sellist puitu ei ole mõtet üldse panna, see mädaneb 2 aastaga ära või 3, aga mida tihedam on puidu süüv, seda kvaliteetsem see puit on, aga Eestis ei kipu enam sellist puitu väga olema. Nii, Rain, meil on mõni minut aega, et ma olen põllumees, taimekasta ja mets ja midagi, aga mul pole endal metsa ka, et võib-olla sa tahad midagi sellist rääkida, mida ma ei osanud küsida. No võib-olla see, et miks on RMK juhiks pandud selline inimene, kes oli ennem Kapo peadirektor. No ta kontrollib, et keegi metsa ei varasta. Mina arvan pigem selleks, et kõik need niinimetatud niidikesed korralikult ära kustutada. Et inimesed ei saaks jälile, mida RMKs tehtud on. Või tehakse, just. Et see on kindlasti, sest inimene, kellel ei ole endal mitte mingisugust metsaharidust, ilmselgelt on enda eelneva ametikäigu juures ennast nii palju tõestanud, et ta on valitsevale organile nii usaldusväärne, et nüüd anti talle siis väikene selline ülesanne. Nii, tuleb veel midagi? Ega ei teagi praegu. Nii, siis ma küsin veel, et kuna sa oled B-plaan liige, ma ei teaks asutajaliige, aga liige sa oled, istud täna volikogus ja mis sa arvad, kas see B-plaan suudab jõudu koguda, et minna järgmise aasta märtsikoja valimistele? Ma loodan seda siiralt ja eks me käime ju aeg-ajalt ikkagi plaan B, ütleme siis selliste aktiivsematega ikkagi ju läbi. Kas päris iga nädal, aga paari nädala tagant korra kindlasti on meil veebikoosolekud. Ütle nüüd, Andro on Kreekas, kas keegi on tema asemel siis B-plaani juhtimas, eest vedamas? No praegusel momendil ütleme võib-olla, kui siis ainult Urbo, et Urbo käib ka meil koosolekutel ja otseselt ega me ei saa ju kedagi maha võtta asutajatest, enne kui ei ole, ütleme, mehe vaba voli antud. Jah, just, et selles suhtes siin on ka räägitud plaan B sellisest mingisugusest suvepäevadest, et võib-olla seal, kui saab suurem hulk plaan B liikmeid kokku, võetakse võib-olla siis ka mingisugused otsused vastu, aga siiralt loodan, et midagi ikkagi toimub. Oota, kas sa oled B-plaan juhtorganites ka või? Ma nüüd otseselt asutajaliige ei ole, aga ütleme, mind on nagu sinna ümarlauda nagu ikkagi sisse võetud. Ehk siis jah, ütleme Maarja Marimo, Indrek Pähnapuu, Urbo Vaarman, kes me nagu koos käime. Ega ei ole plaani mõne teise erakonnaga ühineda enne Riigikogu valimisi märtsis? Meil käisid läbirääkimised tegelikult. Kellega? Erkiga. Rahvuslast-konservatiivid, jah? Jah, aga millegipärast
millegipärast need jooksid natukene liiva ja ehk siis ei olnud see asi vajalik. Selge, no ja seal ütleme, et täna B-plaanil ei ole ka aktiivsed eestvedajad, Urbo on asetäitja, aga sama on see konservatiivd rahvuslased, Silver Kuusip pani käed tasku, läks Keskerakonda, et seal ka õiget juhti ei ole, nii et ma ei tea, aga see oli muidugi hea mõte, et kui ühineda, tekitada jõud, siis lööd läbi. Üksinda olemine on jõuetus. Meil oli päris palju selliseid ühiseid punkte, aga meie poolt pakutavad sellised ei jõudnud nendeni piisavalt. Selge. Aitäh sulle ja sisuka jutu eest, et inimesed said ka sellel alalt midagi teada ja võib-olla me ka kunagi hiljem kohtume, kus on, nagu ma ütlesin, et tulete siia, on paar tükki, me saame siin stuudio püsti panna ja rääkida Eesti metsast, kus asjad ei ole väga head. Nii et aitäh sulle ja tervita seal oma Paraküla julgeid ja tegusaid mehi. Jah, aitäh. Aitäh teile, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Kaunis päeva jätku. Toomas Pauri autorisaade.